Lugupeetavad komisjoni liikmed, me avame teise osa juurde koosolekul. Me arutasime enne suletud istungil Narva juhtimiskvaliteeti, äriühingute juhtimiskvaliteeti. Aga nüüd arutaks veidikene, kuulaks seda informatsiooni, siis, mis puudutab Eesti ja Rootsi vahelist vanglarendi projekti, selle mõju eelarvele. Et ma arvan, et võib-olla ei arutagi seda, ütleme niivõrd neid küsimusi, mis on ütleme, et ma tutvustan, et annaksingi sõna siis proua ministrile, et küsida, et kas Justiitsministeerium plaanib mingisuguse tulu planeerida juba 2026. aasta eelarvesse seoses selle lepinguprojektiga või lepingukavatsusega ja millal kavatsetakse riigile siis kohustus võtta valitsuse poolt, et millal see leping allkirjastada ja kas see peaks mõjutama rahaliselt riigi eelarvepositsiooni juba 2026. aastal. Ole hea. Ja, aitäh. Ja aitäh selle küsimuse tõstatamise eest. Nüüd kõigepealt tegemist on kahe riigi vahelise lepinguga, kus siis Rootsi riik annab üle Eesti riigile osa oma siis riiklikust funktsioonist, milleks on kinnipeetavate haldamine. See on riikide üks põhifunktsioone, mille üle on siis tavapäraselt, nii nagu meil Eestis oma kinnipeetavate üle on pädevus, omakorda siis on see leping, kahe riigi vaheline leping, mida praegu ette valmistatakse ka rahvusvaheliselt üsna uuenduslik, sellepärast et kes nüüd on siin jälginud varasematel kordadel, on pigemalt antud piltlikult öeldes ruum kasutada, ent vangla territooriumil on kehtinud siis teise riigi õigus. Samasugune näide on siis ka praegu Kosovos, kus vangla territooriumil kehtib Taani õigus. Eestis on leping ette valmistatud niimoodi, et Eesti territooriumil, seega ka siis meie vangla territooriumil jääb kehtima Eesti õigus. Ja see nõuab kahe riigi parlamentide poolt ratifitseeritud kahe riigi vahelist lepingut. Seega tegelikult kuludest, nende planeerimisest, eelarvest, kõigest sellest saame me rääkida alates sellest, kui see ratifitseerimine on tegelikult üldse aset leidnud. Ehk et enne seda me räägime siis ikkagi teoreetilisest võimalusest, et mis on praegu ettevalmistamisel. Ja riigieelarve vaates on see siis planeeritud niimoodi, et juhul, kui see leping sõlmitakse, siis, mis siis eeldab seda, et mõlema riigi parlamendid on selle ratifitseerinud, siis sellisel juhul sõlmitakse kahe riigi vahel detailsemad rakenduslikud kokkulepped, kus juba määratletakse ära ka ajagraafik kinnipeetavate liikumiseks. Ja leping näeb ette ettemaksu Eestile ja see ettemaksu arvestus on tehtud siis selliselt, et mingisuguseid nagu täiendavaid kohustusi Eesti riigieelarve vaates võtma ei peaks. Kõik kulud, ka kogu ettevalmistus on siis kaetud selle lepingu mahuga. See on kõige lühem sissejuhatus. Ma ei tea, Rait Kuuse, kas sa soovid midagi lisada, meie vanglate asekantsler? Ja, tervist. Ega ma suurt midagi rohkemat lisada hetkel ei soovi. See nii palju ütlen, et jah, on räägitud lepingust tänase projekti kohaselt selliselt, et lepingu selline nii-öelda põrand on siis 300 kinnipeetavat, kelle eest aasta jooksul Rootsi riik siis tasuks Eesti riigile 30,6 miljonit eurot ja alates sellest siis iga lisanduv kinnipeetav omakorda igakuiselt siis oleks tasustatav 8500 euroga kalendrikuus ja lepingu siis rahalist väärtust korrigeeritakse automaatselt 3,5% iga aastaselt ülespoole. Nii et need on need sellised finantsilised
ütleme siis piirjooned selle antud nii-öelda lepingu kavandi kohaselt. Aitäh. Anti Allasel on küsimus. Aitäh, et küsimus on ministrile, et kas teil on olemas erinevatele, näiteks tervishoiusüsteemile, õigussüsteemile siuke mõjuanalüüs, et kui kuulata Riigikohtu esimeest eile siin Riigikogus, siis peaprokurör on meedias võtnud sõna sellel teemal, et neid sellisi strateegilisi plaane, kuidas vastavad asutused oma tööd peale seda hakkavad korraldama, vist veel ei ole ja neid mõjuanalüüse ka ei ole, et palun kommenteerige seda ja millal need saavad olema, aitäh. Aitäh. Vähegi kulukamate siis partneritega, peamiselt siin räägin tervishoid, kaitsepolitsei, politsei ja piirivalveamet, on toimunud põhjalikud eelläbirääkimised ja kus on siis täpsemad summade vajadused olemas ja need on kõik kulumudelisse arvestatud. Mis puudutab õigusemõistmist, siis õigusemõistmise puhul meil on olemas hea statistika, kui palju ühe kinnipeetava kohta need nii-öelda õigussüsteemi kulud on ja selles projektsioonis on need ka kulumudelisse arvestatud. Ehk et kulumudel on tehtud selliselt, kuluarvestused on tehtud selliselt, et Eesti Vabariigi maksumaksjale mitte ühtegi täiendavat kulu ei teki. Aitäh. Anti Haugas. Ja, et kindlasti olete võrrelnud ka erinevate riikide praktikaid vanglateenuse rentimisel, et millised on olnud nende lepingute rahalised väärtused aastas, kui võrrelda siin siis teisi näiteid Euroopast või ka lähisriikidest, et kas oskate mingeid näiteid tuua, et kus me asetseme selle teenuse osutamise hinnas võrreldes varasema praktikaga? Aitäh. Ma võib-olla alustan ja annan siis Rait Kuusele sõna edasi, et kõigepealt arvestada tuleb seda, et nagu tavaliselt ei ole ükski leping täpselt omavahel võrreldav üks ühele. Ehk et erinevused tulevad sisse juba sellest, et mis on selle lepingu täpne sisu ja millised on nii-öelda osapoolte ootused lepingu täitmisele, aga kindlasti tuleb siin arvestada ka seda, et Eesti riik on olnud läbi väga mitmete valitsuste väga hea vanglateenistuse korraldaja. No mitte siis riik, ma mõtlen laiemalt, siis ikkagi mitte ainult valitsused, vaid ka vanglateenistused ise. Ja see väga hea korraldus on päädinud sellega, et meil on tõesti erakordselt moodsad, suured vanglad, mis on väga efektiivsed, väga kuluefektiivsed ja lisaks me oleme tõesti maailmaga üks juhtivaid digiriike, aga kui me räägime spetsiifiliselt vanglateenistusest, siis ikkagi täiesti selgelt juhtiv digilahendusi kasutav vanglateenistus maailmas, mis ka võimaldab paljusid asju palju soodsamalt tegelikult või palju väiksema kulubaasiga lahendada. Nii et kulumudel, mis on Eestis võetud aluseks läbirääkimistel, ei pruugi ka juba algpositsioonilt kattuda nii-öelda teiste riikide vajadustega, aga annan siin Rait Kuusele sõna edasi. Ja aitäh. Ma tooksin võib-olla mõned siis näited, mis on meile teada, et Euroopas, kus on sarnaseid lepinguid sõlmitud ja mis nende vääringud olid, et palju on räägitud siis sellest, et Taani on rentimas Kosovot 300 kinnipeetavale siis vanglakohti. Selle lepingu võib-olla teistsugune asetus on see, et Kosovo siis rakendab Taani õigust erinevalt siis Eestist, kus meie kavas on ikkagi rakendada Eesti õigust, nagu põhiseadus meil ette näeb. 300 kinnipeetavat 10 aastat, minu teada see algus aktiivselt ei ole veel alanud, et seal on teatud venimine toimunud, peaks juba lepingu järgi just olema alanud. Aastas saab Kosovo siis 300 kinnipeetava koha eest 15 miljonit eurot, et selle lisanduvad nii-öelda siis ka selle rendivälised mingid sellised abisummad, aga 15 miljonit on see, mida vangla teenuse eest siis neile 300 kinnipeetava puhul
täna nagu pakutakse selle lepingu kohaselt. Varasemalt on olnud leping Norral rentimaks 242 kinnipeetavale Hollandilt ühte vanglat. Lepingu kestuseks oli seal 3 aastat 2-aastase pikendamise võimalusega, aastatel 2015-18 see toimus ja maksti siis selle 242 koha eest aastas 25,5 miljonit. Siis Belgia hoob 2010-2013, kus Belgia rentis Hollandilt vanglat 500 kinnipeetavale, see tõusis rendiperioodi jooksul 650-ni. Siis see algne summa, mida siis maksti aastas, oli 30 miljonit ja hiljem siis nendega kohanduste ja korrektuuridega tõusis ta 40 miljonini. Aga seal oli ka 500 pluss kinnipeetavad. Et need on meile nüüd teadaolevad näited siis sellest, et milline see tasu teistes lepingutes on olnud. Meie puhul siis, kui me räägime 300, siis on Eesti riigile selle lepinguprojekti kohaselt garanteeritud, sõltumata siis, kas see 300 kinnipeetavat siin on või on vähem või ei ole üldse, 30,6 miljonit aastas ja sealt edasi siis kuni 61,2 miljonini võib see aasta nii-öelda siis tasu ulatuda siis poolaastas tehtavate ettemaksetena. Ja see meie kuluarvestuse kohaselt peaks ära katma vangistuse täideviimise kulud ja ka siis kõik siis nii-öelda kaasnevate riigiasutuste ja partnerite kulud, kui neid peaks nagu tekkima. Siin ma võib-olla ühe asja ütlen veel, et eks mingid kulud on ikkagi mõnevõrra ka hinnangulised, et kui palju neid siis kellegi kanda nagu tuleb, aga me oleme siin oma finantsanalüüsides vaadanudki selle pilguga, et riigil lisaks nendele kulude katmisele oleks ka teatud puhver, sest riskimarginal ja see peaks olema selle lepingu summas kenasti olemas. Nii, aitäh. Mul on nüüd endal küsimus, siis on proua Ingerainen, härra Tein, härra Allas. Mul on küsimus, et proua minister, millal on kavatsus see leping allkirjastada? See on küsimus. Ütleme valitsuse vahelise lepingu, valitsuse vahelise lepingu, mis siis kuuluks ratifitseerimisele, nagu nii on ette nähtud. Mis on see lähtekavatsus? Ja teiseks on küsimus selles, et see lepingu eelnõu, seletuskiri, näeb ette, et viitab Pricewaterhouse'ile ökonoomsusanalüüsile ja ütleb, et optimistlikuma stsenaariumi järgi on see kuluneutraalne. Ehk tegelikult ei ole Eesti maksumaksja poolt subsideeritud. Ma paluksin, et kas komisjon saaks selle Pricewaterhouse'i analüüsi. Me saaksime aru, mida tähendab see kuluanalüüsi sisu, sealhulgas see optimistlikum versioon, mille puhul võib siis võib-olla subjektiivselt tuletada, et on ka pessimistlikum versioon. Ja kolmandaks, mul on küsimus, proua Pakosta, et seal selles eelnõu seletuskirjas öeldakse, ma saan aru, Eesti valitsuse jaoks on see oluline, et see lepe aitab rohepööret soodustada ja CO2 emissiooni vähendada. Selgitage, mis on see mõttekäik selle eesmärgina, et me saavutame rohepööret nende 100 immigrantidest vangide toomisega Rootsist Eestisse. Aitäh. Jah, nii, siin oli nüüd 3 küsimust. Kõigepealt, mis puudutab seda lepingu ratifitseerimise protsessi, siis see tuleneb tavalisest siis välislepingu ratifitseerimise korrast, mis tõepoolest näeb ette siis erinevaid etappe. Kõigepealt siis annavad valitsused ministrile volituse leping allkirjastada. Sellel ei ole veel nii-öelda õigust loovat mõju, vaid see käivitab võimaluse valitsuse poolt saata leping parlamenti. Ehk siis Eestis Riigikogusse ja Rootsis Riksdagi. Nii nagu 2 riigi pressikonverentsidel on välja toodud, siis on esialgne plaan, aga see tõesti praegusel hetkel ei ole veel lõplikult kinnitatud, et see allkirjastamine võiks toimuda 18. juunil Stockholmis.
See on see info, mida me oleme avalikult pressikonverentsidel välja öelnud. Ja pärast seda siis hakkab selle eelnõu teekond Riigikogu suunas, et kuidas mõlema riigi rahvaesindused seda menetlevad, see siis juba sõltub mõlema riigi rahvaesinduse otsustest, aga Eestis on vajalik selle leppe ratifitseerimiseks, leppe lugemine 2 lugemisel. Ma väga vabandan, mul läks midagi kurku, kui Rait Kuuse on nii kena vahepeal jätkab vastamist ja ma tulen kohe tagasi, kui tohib. Nii, härra Kuuse, et kas me saame, komisjon saab kätte selle Pricewaterhouse'i analüüsi, saate kätte saadavaks? Ja teine oli rohepöörde eesmärgid. Rohepöörde mis oli küsimus. Et rohepöörde loogika lähtub sellest, et kuigi on seletuskirjas, et tegelikult mõju ökoloogiskeskkonnale on vähe, et kui me kasutame olemasolevat vangla infrastruktuuri, siis see ka vähendab vajadust ka Rootsis uute hoonete ehitamise järele. Pigem on see ehitustegevusest tingiv CO2 heite vähenemine. Nüüd teine pool on siis vanglate enda energiakasutus, et täna on meie enda vangla siis Tartus, kuigi tervikuna taristu kasutus on siis osaliselt nagu tühi ja selle hoone siis käitamine on nagu ühiku hinna mõttes kinni peetav siiski kulukam, kui ta aktsiis, kui teda nagu siis hoida. See on see loogika, mida eelnõu seletuskiri siis ka nagu jagab. Ja võtan siit jutujärje üle, et olen tagasi ja tõepoolest, et me rohepööre, kuidas iganes me seda sisustame, aga kõige lihtsam sisustus on ikkagi talupoja mõistus. Nii, kas meil on ühendusega probleem? Kas mind on kuulda? Väga hästi kuula, härra Kuuse oli katkendik, aga tegelikult me saime aru ka, mis härra Kuuse mõtles. Et see rohepöörde jutu lõpetuseks, et jah, et see, kuidas iganes seda keegi tõlgendab, aga et ütleme üldlevinud tõlgendus on, et see on terve talupoja mõistus ja tõesti, kui see hoone on juba valmis ehitatud, seda niikuinii kütma, tuulutama peab, siis juba praktilises kasutuses on see kokkuvõttes ikkagi kõige otstarbekam. Diana Ingenen. Ja, aitäh. Et Eestis on vanglates väga hea vanglameditsiinisüsteem ja tervishoiuteenuste kättesaadavus kohati parem kui mitte vangidel. Aga ma tahtsin küsida, et kas praegu on ka vanglal on mingi leping Tartu Ülikooli kliinikumiga, et kui peaks siis vajama sellist erilist arstiabi, et siis oleks võimalik seal seda tagada. Et ma arvan, et ega siin midagi ei muutu. Ma tahtsin just küsida, et kas praegu on olemas mingi lepinguline suhe. Ma võin ära vastata, kuni Rait Kuuse leiab digiriigis interneti ülesse. Et meil on, jah, tõepoolest Tartu vanglas on meditsiiniteenistus, kes jätkab tööd ja leping on Viljandi haiglaga. Ja Viljandi haiglaga see leping jätkub, Viljandi haiglaga on ka selle lepingu ettevalmistamise raames kohtutud ja need aspektid, sealhulgas ka täiendav rahastus siis läbi arutatud. Selge. Nii, nüüd on härra Teine. Suur tänu. Minu küsimus oleks ministrile järgmine. Just Tartu vaatest, Tartu elanikuna, ise küll mitte seda muret jagades paljude elanikega ka siiski. Et see turvatunde küsimus just siis, et mis juhtub vangidega siis, kui neile karistusaja kandmine hakkab lõppema. Et küll selles paberis, mida jagati igal pool ja kirjutatud, selgelt oli, et 6 aega enne karistuse lõppu saadetakse karistuse kandjad ikkagi Rootsi tagasi, et neil see kohapealset pesa nagu ei teki. Et kas te oskaksite seda natukene täpsustada just avalikkusele ja kuidas teiste riikide praktika nagu selle koha pealt just on, et seda muret vähendada, et need vangid peaksid jääma siia keskkonda elama? Aitäh, alustan jällegi vastamisega ja siis Rait Kuuse jätkab.
Kõigepealt lepingus on öeldud jah, et vähemalt 6 aega enne karistustähtaja lõppu saadetakse kinnipeetav tagasi Rootsi ja see vähemalt 6 aega võib tähendada ju ka seda, et ta läheb pool aastat varem, see sõltub iga kinnipeetava puhul sellest konkreetsest profiilist ja sellest, milliseid taasühiskonnastamise tegevusi peab siis Rootsi riik ka konkreetse kinnipeetava puhul vajalikuks. Oluline on rõhutada nii Tartu inimestele kui ka kogu Eesti rahvale, et lepingu kohaselt mitte ükski kinnipeetav ei vabane Eestisse, mitte ükski kinnipeetav ei ole selline, kellel oleks võimalus minna kuidagi linnaloale või mingisugusele väljasõidule Eestisse, ehk et tegelikult nende inimeste kontaktid Eestiga puuduvad. Nüüd senine praktika, mis on olnud siis Euroopa riikidega, mida Rait Kuuse ka eelnevalt tutvustas, siis ei ole välja toonud seda, et oleks tõusnud julgeolekuriskid, ei ole olnud julgeolekuintsidente. Toonastes lepingutes on olnud külastatavus vähene. Meie näeme ette, et see külastatavus on veel vähene, kuna me oleme näinud ka Eestis andmete põhjal, et pärast digilahenduste kasutusele võtmist ehk pärast videokonverentsi võimaldamist on tegelikult ka Eestis koha peal külastused vähenenud. Aga annan Rait Kuusele siin koha peal sõna edasi, et kindlasti mingeid turvameetmeid ma jätsin veel nimetamata. Ei muutu mitte midagi selle vanglalepinguga seoses ka Eestis elamisloa taotlemisega. Vastupidi, kriminaalkaristuse kandmine, eriti pika kriminaalkaristuse kandmine on ju üks selgelt välistavatest asjaoludest Eestisse üldse hiljem elama asumisel. Aga Rait Kuuse, võib-olla sa soovid midagi veel täiendada? Ja aitäh, hea küsimus, et kogu tegevus toimub Tartu vangla või toimuks, siis ütleme niimoodi korrektselt, Tartu vangla kinnise territooriumil, et ehk siis, et sealt kinnipeetavad nii-öelda linna peale mingil moel ei saa. Võib olla vajadus siis erakorraliselt näiteks minna saama meditsiiniabi. Sellisel juhul vanglateenistusel on alati vähemalt 2 relvastatud saatjat kaasas, minnakse siis nii-öelda see abi saadakse ja tullakse tagasi, seda tehakse ka täna igapäevaselt meie enda vangidega, nii et seda välistada ei saa, küll aga ei ole see järelevalvete, vaid ikkagi relvastatud saatjatega see tegevus sellisel kujul toimub. Meie kohustused algavad tegelikult sellest hetkest, kui siis nii-öelda Rootsi lennuk siis ütleme maandub, siis võtame meie lennukist need kinnipeetavad lepingu järgi enda hoole alla, konvoeerime nad kinnisvanga territooriumile ja kui toimub siis nii-öelda siis karistuse lõpp hakkab lähenema, siis viime samamoodi transpordivahendile ja rootslased siis tegelevad vabastamise protseduuridega juba Rootsi territooriumil. Kui peaks olema vajadus kinnipeetaval mingil põhjusel minna siis nii-öelda mingit perekondlikke või muid asju ajama, näiteks Rootsi, siis kogu see protseduur toimub samamoodi, et ehk siis järelevalveta nagu nii-öelda Eesti territooriumil liikumist ei toimu, viiakse siis relvastatud saatjatega transpordivahendile, et ehk siis lennukile, eeldatavasti siis Tartu lennujaama, ja sealt siis nii-öelda minnakse Rootsi ja Rootsis omakorda siis jätkuvad kõik need tegevused, mis puudutavad nii-öelda tavaühiskonda. Nii et meie leping täna ja ka kõnelised rootslastega detailidest näevad ette väga selgelt, mõned pool saab sellest nagu aru, et see tegevus ei saa olla nagu nii-öelda kuskil mujal, kui ainult nende 4 müüri vahel, mis siis Tartu vangla kinnist osa ümbritsevad. Aitäh, härra Allas, palun. Aitäh, et minu küsimus on proua ministrile, et küsin ikka edasi, mida ka enne küsisin, et millal siis valmib terviklik plaan selles osas, et Eesti niigi ülekoormatud tervishoiusüsteem ja õigusmõistmise süsteem ei saaks veel täiendavat koormust, mõtlen siis eelkõige just tööjõuressursi poole pealt ja seda selleks, et Eesti inimeste pakutavad teenuste kättesaadavus ei halveneks veelgi, et oleme ju kuulnud, et on järjekorrad nii ühes kui teises süsteemis väga pikad ja päris selget mõjuanalüüsi. Ja siis küsin ka veel juurde, et kas te olete ka analüüsinud seda, et
et kust need töötajad tulevad, et mõju siis nagu ettevõtlussüsteemile ja aitäh. Siseminister proua Pakosta. Jah, kui küsimus oli mulle, aga siiski, kui lubate, teen vastuse alguse ära ja kui Rait Kuuse soovib täiendada, siis kindlasti professionaalsest vaatenurgast on see võimalik. Nüüd kõigepealt alustame siis meditsiinist. Meditsiini poolel on Tartu vanglas meditsiiniüksus. See meditsiiniüksus jääb sinna edasi ka siis, kui Tartu vangla kinnine osa suletaks kinnipeetavate puuduse tõttu, kuna meditsiiniüksus peab teenindama arestimaja. Tartu vanglas on 3 osa, lihtsustatult öeldes. On kinnine vangla, on arestimaja ja on avavangla. Avavangla, arestimaja ja kinnine vangla on omavahel eraldatud. Ehk et kinnine vangla juba nimetus ütlebki, on siis see kinnine osa, millest me räägime. Arestimaja tuuakse kinnipeetavaid, siis arestituid. Arestimaja tuuakse arestituid ju väga erinevates olukordades ja meditsiinipersonal peab seal laiaulatuslikult kohal olema, et tagada meditsiiniline teenindamine. Nii et juhul, kui kinnine vangla jääks tühjaks, peame me ikkagi seda spetsialistide hulka Tartu vanglas tööl hoidma, selleks, et tagada arestitud inimeste elu ja turvalisus ja nende tervisekaitse. Tõsi, meditsiinipersonal sellisel juhul töötaks, nagu ta tegelikult juba ka täna osaliselt töötab, alakoormusega. Kahjuks ei ole see alakoormus võimalik jagada nagu, et me võtame silmaarsti ära või me võtame siis südamearsti ära või me võtame mõne muu siis spetsialisti sealt ära, sest veel kord, arestimaja, arestitud, Eesti Vabariik vastutab nende inimeste elu ja tervise eest. Nende vabadus on siiski ära võetud ja nad peavad saama siis kogu selle meditsiinilise abi, mis neil vähegi vaja on. Seega, kui see meditsiiniüksus Tartu vanglas jätkab, ei muutu sellest Eesti vabaduses viibivate inimeste teenindamine kuidagi halvemaks. Küll aga saab prognoosida, et Viljandi haigla, kes saab tõenäoliselt siis täiendavat käivet juurde, lepingu läbirääkimistel on kokku lepitud, et Viljandi haigla saab püsirahastuse. See viib teenuse paranemisele. Ehk et selle püsirahastuse pealt, mida Viljandi haigla saab, tegelikult Eesti inimesed Lõuna-Eestis kindlasti võidavad. Nüüd, mis puudutab veel selle tervise teema lõpetuseks, et Tervisekassa hinnang on olnud, et see on Eesti tervishoiule ja Eesti inimestele osutatavatele terviseteenustele kasulik leping. Nüüd, mis puudutab tööjõudu, siis siin tõesti tuleks jõuda mingisuguse kokkuleppeni, et kuidas me siis Lõuna-Eestit näha Eestis soovime. Kui me koondasime 3 kohtuniku kohta Põlvas, siis oli mure väga suur, et miks riik viib töökohti Lõuna-Eestist välja. Praegu me tooksime Lõuna-Eestisse 400 töökohta, mis on riigi töökohad, seotud riigi julgeolekuga, riigi tugevdamisega, see on mitme ministeeriumi jagu töökohti. Ja me näeme, et see tõesti tugevdab Lõuna-Eestit laiemalt. See, kui üks pereliige saab tööd riigisektoris, teine pereliige leiab võimaluse erasektoris seda tööd saada. Lisaks vangla tarbib ju terve rea teenuseid piirkonnast, mis samuti elavdab ettevõtlust ja toob siis käivet kohalikele ettevõtetele. Nii et see mõju Eesti inimestele oleks ikkagi selgelt positiivne. Seda me näeme ka varasematest vanglalepingu kogemustest, et kohalik kogukond selgelt võidab. Ja see on olnud kohalike kogukondade nagu rahulolu põhjus, et tööd ja leiba tuleb juurde. Aitäh! Nii, aitäh. Mul on küsimus proua
Härra Augasel on küsimus, jah, see on mul küsimus. Tahtsin küsida juurde juba selle konveerimise teema juures, et tõenäoliselt need kulud on päris suured, et kes katab konveerimiskulud juhul ka siis, kui Rootsi vangil peaks olema tarvidus mingitel isiklikel põhjustel või humaansetel põhjustel Rootsis käia, et jah, kes need kulud katab ja kas te olete ka teinud mingi teatav arvestus, et üks osa, mida me katame selle 30 miljonisest kuluks ongi siis nii-öelda vangla raamatupidamislik kulu. Aga kas oleme teinud ka mingi arvestuse, et kui suur osa sellest kulust läheb tööjõule ja kui palju sealt tuleb tagasi maksudena riigile, ja siis paluks veel täpsustust natukene selle meditsiinipersonali kohta, et minule teadaolevalt vist südamearsti nagu Tartu vanglas ei ole, et võib-olla saaks täpsustada, et kas kõik arstid töötavad seal täiskohaga ja täpsemalt, et kuidas see meditsiiniüksus välja näeb, et see saaks nagu klaaritud. Aitäh. Rait Kuuse, need olid nüüd niivõrd spetsiifilised küsimused. Ja tõepoolest südamearsti ei ole, aga südamearst on seal siis ka vajadusel käinud, kui see on otstarbekam. Aga Rait Kuuse, palun, annan sõna edasi. Ja, aitäh. Tervishoiu osas ütlen seda, et tervishoid oli vangla teenistuse osa kuni eelmise aasta esimese poolaasta lõpuni, et 1. juulist eelmisel aastal tervishoiu korralduse eest vastutab Tervisekassa. Sellega kaasnes siis see, et Tervisekassa tegi lepingut 3 piirkondliku haiglaga. Igas vanglas on eraldi lepingupartner, kes siis tervishoiuteenust osutab. Vanglateenistus andis kõik oma siis vahendid, mis riigieelarves olid tervishoiuteenuseks osutamiseks Tervisekassale või Sotsiaalministeeriumile üle. See oli summas 4,6 miljonit. Need inimesed, kes vangla meditsiinis on pikalt töötanud, on seal püsinud ka Tartu vanglas pikki aastaid, täna töötavad Viljandi haiglas, küll aga nii-öelda olles siis vanglas koha peal. Tervishoiu koha peal, kui võrrelda siin Rootsi vanglate tervishoiu kättesaadavust ja vee kättesaadavust, siis ma pigem nagu ütleksin sedapidi, et tervishoiutöötajate kohalolu isegi on meil võib-olla natukene nähtavam, kui Rootsi vanglate kogemus täna meile nagu näitab. Nii et selles mõttes vanglameditsiin, mida on nii-öelda eraldi süsteemina pikki aastaid peetud, täna Tervisekassas jätkub suures plaanis sarnaselt siis sellele ja nende inimestega, kes on seal pikki aastaid ka nagu töötanud. Nii et mingit sellist sisulist muudatust tervishoiuteenuse osutamises ei ole. Vanglateenistuse eelarve on sedapidi, et kuskil 60% vanglateenistuse eelarvest on personalikulud. Et eks kui täna meie eelarve on 74 miljonit, siis circa 40 siia-sinna seal on siis seotud väga selgelt personali palkamisega. Neid arvutusi on tehtud, praegu kohe ees seda ei ole, aga minu teada maksude näol siis oli see arvestus selle lepinguperioodi kohta, et võib olla ka ulatud seal 5 miljonini. Aga siin pean korraks vaatama. Kohalikule omavalitsusele siis vastavalt sellele riigieelarve kohaliku omavalitsuse tulumaksumudelile. Nii, aitäh. Mul oleks paar küsimust nüüd härra Kuuse. Konveerimise kohta oli ka. Kes kannab konveerimiskulud? Vabadust, unustasin. Need konveerimise kulud, mis on Eesti territooriumil, kanname meie kinnipeetava transpordi Rootsi või Rootsist siia, kannab Rootsi poole, et seda me eraldi analüüsinud ei ole, kuna see ei ole meie kohustus olnud. Et nii. Mul on küsimus nüüd selle kohta, et ma saan aru, härra Kuuse, et Justiitsministeerium on teinud kõike hõlmava, nii-öelda Eesti riigiga seotud või avalike teenustega seotud kulutuste analüüsi. On see nii? Jah, nii palju kui teame, see analüüs on tehtud. Ja, mul on palve, et kui see on sama analüüs, mis tegi Pricewaterhouse,
siis siis on see Pricewaterhouse'i analüüs, paluks komisjonile esitada. Kui on täiendav analüüs veel, siis paluks ka see esitada. Nüüd on minu küsimus selle kohta, et me oleme kõnelenud siin rahaste koormusest. Et on selge, et kui proua minister sõlmib lepingu, oletame, et parlament enamushäältega sellega ratifitseerib, siis seda asutakse täide viima seda lepingut, muidu seda poleks ju mõtet sõlmidagi. Nüüd võtame konkreetse reaalsuse. 12 kuud pärast 0 punkti kuni 12 kuu lõppu. Kui palju teie loogika järgi, kuna te peate tegema juba 26. aasta eelarvet, ütleme, et see, et kas see katab osa kulusid Rootsi või mitte, see on juba nii-öelda, seda tuleb ette näha, aga eelarve kuludes, kui palju selle 12 kuuga on Eesti koormus täiendava, ütleme siis kuluna ja kui palju sellest 12 kuu jooksul katab Rootsi? Et ütleme, kas see on Eesti koormus on siis, nagu on öeldud, et see on su kasumlik, et on siis plussis või see on miinuses või see on nullis, mis need absoluutnumbrites on, kui meil analüüs on tehtud, et me teame ühiskonnana, mis 12 kuu pärast, kui see leping on realiseerunud, 12 aasta pärast seda eelarveliselt on juhtunud. Härra Kuuse, palun nimetage need numbrid. Jah, aitäh. Me oleme hinnanud ettevalmistuskulude suurusjärguks kuni 6,4 miljonit eurot. Ei, ma vabandust, ma ei küsinud ettevalmistuskulud, ma küsisin seda, et kui on 12 kuu pärast, me vaatame sellele otsa, Eesti riigi maksumaksja või avalike teenuste puhul on sinna sisse pandud summa X, kui suur see summa X on, ja 12 kuu pärast, mis on summa Y, mida on tulnud Rootsi poolt. Et me saaksime aru selles loogikas, kuna kõlanud on väited selle nii-öelda kasumlikkuse kohta, aga kui suur see kasumlikkus on ja kui te ütlete, et kõik on välja arvestatud, eks ole, on eelarveliselt tehtud, siis me peaksime juba 18. juunil järgmisel nädal lepingut sõlmitakse, siis me peaksime suutma seda hinnata. Ma küsin seda, aasta on see leping jõustunud, aasta pärast tõmbame joone vahele ja te peate ju planeerima eelarveliselt, kui palju on Eesti riik kõigi teenustega konsolideeritud raha sisse pannud ja palju on Rootsi, me oleme 12 kuuga saanud makse. Härra Kuuse, nimetage need 2 numbrit. Rootsi käest oleme saanud natukene üle 22 miljoni esimese aasta makseid selleks, et siis järk-järguliselt võtta vastu kinnipeetavaid, neid kinnipeetavaid saab olla seal kuni 300 selle aja peale. Et see on see, mida me Rootsit oleme saanud, meie kulud jäävad alla selle, et siin konkreetset kalkulatsiooni ma teile kohe niimoodi peast ütelda ei suuda. Aga see esimene makse juba iseenesest need ettevalmistuskulud ja selle esimese aasta kulud meile kattavad. Et see sõltub ka sellest natukene, et millal siis see leping nagu täpselt jõustub, mis on selle konkreetne kuupäev, sõltub ka sellest, et millal me täpselt oma kinnipeetavad Tartu vanglas siis mujale nagu paigutame ja nii edasi, et selles mõttes, et see päris nagu niimoodi, ütleme, siin ma kohe seda sendi täpsusega teile nagu seda numbrit arutada ei suuda, aga küllap selle saab teile esitada. Ei, ma ei mõtlegi sendi täpsusega, aga ma mõtlengi seda, et kui esimese aasta eest on Eesti saanud 22 miljonit eurot või saab, nii Rootsist ma sain aru, teie kinnitus nii oli ja küllap see nii on siis eeldusega, siis on ju meil mingisugune Eesti riigil, kui ta juba järgmine nädal kirjutab lepingut alla, on ju mingi nägemus logistiliselt, kuidas seda siis jõustada. Esimese aasta eest saame 22 miljonit eurot, nüüd teisel poolel on, ma saan aru, nende 100 inimeste tööle võtmine ja ma saan aru, et ka mingid ehituslikud või investeeringulised kulud. Selle lepingu eelnõu kõneles 6,4 miljonist eurost. Selgitage, kas see on ehituslik kulu ja selgitage, kuidas siis selles loogikas, kui see on selle leppe üheks eesmärgiks on rohepööre, aga siis me tegelikult ju CO2 emissiooni suurendame selle raha võrra. Selgitage, kui palju raha te planeerite ehituslikult ja kuidas see siis selles loogikas kokku läheb, et Rootsis see CO2 emissioon selle loogika järgi ma saan aru väheneb, aga see CO2 emissioon siis nende immigrantkurjategijate kaudu suureneb siis Eestis. Et kas me hindame seda konsolideeritult, et oleks nii-öelda lihtsalt tasakaalus nende kurjategijate teenendamise või logistiliselt tasakaalu hoidmise pinnalt. Et kui palju ehituslikult on vajalik teha sinna nii-öelda siis investeeringuid? Ehituslikult investeeringuid vaja teha tegelikult üsna vähe, sest et Tartu vangla on heas seisus ja kõik kambrid on kasutatavad, mõningased kohandused on vajalikud, et seda on hinnatud
seal ütleme, et esmased tööd circa 600 000, et see sõltub ka sellest, et millised hinnapakkumised lõpuks nagu on. Aga nagu ma enne mainisin, siis kõik ettevalmistuskulu, mis tähendab ka siis nii-öelda osaliselt juba personalikulus, et jäävad sinna 6–4 miljoni piiresse. Ja need on need, ütleme siis kohandused, mida selle lepingu täitmise alguseks on vaja teha, seal hulgas on ka siis nii-öelda lisapersonali juba palkamine ja koolitamine. Ja näiteks kohandused, mis puudutavad siis Tartu Vangla tootmishoonet, kuhu on siis vaja luua teatud sellised töötoad, et tagada siis kinnipeetavatele vajalik mõtestatud tegevus ja hõive. Ja tulen siia juurde veel, et see lepingu täitmine ei alga nii, et Tartu Vanglas on kohe värvatud juurde homme päev 250 uut töötajat, vaid see on järk-järguline, aga leping näeb selle niimoodi ette, et meie võimekus tegelikult luuakse vastavalt siis sellele, kuidas see kinnipeetavate logistika parasjagu nagu toimumas on. Et ma pakun, et selle lepingu mahu täitumiseni võib minna seal paar aastat tegelikult lõppkokkuvõttes. Arusaadav, aga ma küsin üle veel, härra Kuuse. Värbame ja koolitame. Justiitsministeeriumi arusaama järgi, teie käsutusel info järgi, esimese 12 kuu lõpuks on jõutud, on see kindlasti selline, et ta ei ole olnud kuidagi doteeritud Eesti poole pealt, vaid need Rootsi poolt tehtud 22 miljoni eurone makse on siis konsolideeritud kogu kulude mõttes, on katnud ära kõik need kulud, mis tekivad Eesti poolel. Jah, meie arusaam on küll. Aga selge, aga ma lihtsalt lugesin, see advokatuuri kodulehel on see Pricewaterhouse'i seletus, kes kõneleb sellest, et kui 26. aastal alustada, mis oli 1. juuli oli seal võetud lähtekuupäev, eks ole, et selle projekti realiseerimisega, et siis tegelikult ütleme, esimesel aastal või esimesel 1,5 aastal jääb see miinusesse. Vähemalt nii oli öeldud seal, et millal see hakkab ennast ära tasuma või tasumuspunkt tuleb. Et härra Kuuse, kuidas te kommenteerite seda Pricewaterhouse'i, selle lepingu seletuskirjast toodud Pricewaterhouse'i analüüsist, väljavõtet? Kas te olete tutvunud selle Pricewaterhouse'i väljavõttega, mida Pricewaterhouse'i analüüs silmas peab selle kohta, et ta tegelikkuses esimesel aastal ei pruugi ära tasuda või tegelikult tasuvusaeg saabub, murdepunkt saabub 28. aastal? Jaa, ma muidugi olen tutvunud sellega, selles mõttes, et kõik need analüüsid põhinevad teatud nii-öelda eeldustel ja need eeldused võivad ka ajas korrigeeruda ja muutuda. Jaa, aga millised... Aga kas see tähendab aga millise analüüsi te olete võtnud aluseks, kui järgmisel nädalal kavatsetakse leping sõlmida, kui te ütlete, Pricewaterhouse'i leping ei ole või selles analüüsi ei ole eelduseks? Võib-olla täiendaksin siin, et selle Pricewaterhouse'i analüüsi põhjal, mis tehti enne siis lepingu läbirääkimisi, ju tegelikult seda lepingu tingimusi Eesti poolelt ka korrigeeriti. Sealt tuligi see hinnapõranda tingimus meie poolt sisse, et välistada sellist olukorda, kus lepingus võiks tekkida nagu kahjumlikku olukorda. See hinnapõrand ongi see, mis siis Pricewaterhouse'i analüüsi põhjal sai lepingusse sisse viidud selleks, et sellist olukorda vältida. Ka siis, kui kinnipeetavaid on vähem kui 300, siis hinnapõrand ikkagi kehtib. Ehk et hinnapõrand 30,6 miljonit sealt edasi siis kehtib selleks, et välistada sellist olukorda, mis ilma hinnapõrandata oleks tõepoolest võinud tekkida. Nii et siin tuleb seda silmas pidada, et Pricewaterhouse'i analüüs tellitigi enne, et missugused on erinevad võimalikud stsenaariumid, missugused on erinevad võimalikud riskid, missugused on erinevad kulud ja selleks, et maandada seda riski, mis oleks võinud muidu tekkida, ongi see hinnapõrand siis ette nähtud. Aga nii, et see tähendab, et on Pricewaterhouse'i analüüsi pinnalt on teinud ka Justiitsministeerium uue kalkulatsiooni või arvestuse selle kohta, et aga äkki justiitsminister oskab nimetada, et kui Eesti poolt ette plaanitavana, mis meie kavatsus on, kuidas te lepingut jõustas 12 kuuga, et härra Kuuselem sama, mis ma küsisin, kui palju 12 kuu järel, kui Eesti pool on saanud Rootsilt 22 miljonit eurot, eks ole, selle me tuvastasime ühiselt, palju siis on Eesti kulud olnud konsolideerituna, kui Eesti arusaama järgi seda lepingut on 12 kuud täidetud?
Lepingu kulude katmiseks on Pricewaterhouse loonud siis sellise kuluarvestuse tööriista. Selle kuluarvestuse tööriistas saame me kontrollida erinevate kinnipeetavate arvudega ja erinevate tingimustega, mis see olukord on. Kuna selliste lepingute puhul ei ole võimalik väga paljudel arusaadavatel põhjustel kokku leppida seda, et piltlikult öeldes 2026. aasta 3. novembril saabub 4 inimest ja 7. novembril 8. Niisuguse täpsusega ei ole võimalik seda prognoosida, see on tingitud juba kas või sellest, et me viime läbi juba Eesti poolelt kõikide kinnipeetavate osas taustakontrolli, meil on kinnipeetavate tagasisaatmise õigus ja nii edasi, seal on terve rida siis erinevaid tingimusi, mis tuleb ka täita ja selleks, et see kulud oleksid kontrolli all, ongi siis loodud see elektrooniline nii-öelda kuluarvestusmudel, mis siis võimaldab jooksvalt kontrollida või kontrolli all hoida neid kulusid ja ka selle kuluarvestusmudeli põhjal seal erinevaid siis variante läbi proovides jõutigi selle hinnapõranda summani, mis sisaldab siis ka turvalist puhvrit Eesti Vabariigile. Ja kui suur see puhver on siis, mida me prognoosime, ma ei tea, 300 vangi pealt, palju on siis, ütleme, meie Eesti arvestuslikud kulud, mida Eesti 12 kuu jooksul peab tegema, ja kui palju on siis ja see delta saadava tulu ja kulu vahe? Mul on ettepanek, et neid küsimusi me arutame kas pärast lepingu sõlmimist, ratifitseerimist või siis kinnises ruumis. Tegemist on siiski meil ju teise riigiga praegu lepingu eelsete läbirääkimistega, kus üks pool soovib maksta võimalikult vähe, teine pool soovib saada võimalikult palju raha. Tegemist on selles mõttes klassikaliste ju, ütleme ka väga oluliste majandusläbirääkimistega ja kõikide rahaliste detailide avamine, loomulikult parlamendil on õigus kõiki neid asju teada, aga minu ettepanek on siis sellisel juhul arutada neid kinnises ruumis, mitte avalikult, kuna vastasel korral võiks see kahjustada välislepingu läbirääkimisi Eestile mitte soodsas suunas. Ja, sest avalikkusel on jõudnud, et see lepingu summa vist arvestuslik ühe inimese pealt on vist ligikaudu 30% väiksem, kui on Rootsi kulud. Et selle avaliku, vist oli delta oli 11 500 versus 8500. Et selle informatsiooni avalikkus on saanud, ja, see on kuidagi välja lekkinud. See ei ole mitte välja lekkinud, vaid tegelikult on siis tõesti see Euroopa Nõukogu kajastab avalikult kõikide liikmesriikide vanglakulusid, samuti ka kulusid kinnipeetavate kohta. Need andmed on kõik avalikud, leiate need Euroopa Nõukogu kodulehelt. Sealt on näha nii Eesti kulu, Rootsi kulu kui ka siis teiste riikide kulud ühe kinnipeetava kohta. Nii. Samuti lepingusse on kirjutatud see 8500 €, see on täiesti avalik dokument, mis on siis eelnõude infosüsteemis kõikidele nähtav. Samuti on lepingus ära kirjeldatud mõlema poole kohustused, et tõepoolest Rootsi poolel on siis terve rida kohustusi, mis Eesti ei kata, näiteks ka siis Rootsi ametnike Eestis viibimine, nende palkamine on siis selline osa, mida Eesti ei kata, mis sisaldab selles hinnavahes transpordikulud, taasühiskonnastamise kulud ja Eesti katab kinnipeetava kohta siis omakorda ka vähem kulusid, näiteks me ei tee taasühiskonnastamist ega siis anna haridust. Selge. Anti Allas, palun. Ja, aitäh, et kuna proua minister ei vastanud sellele poolele, siis ma küsin uuesti, et meile Rahvusringhäälingust võime lugeda, et peaprokurör Asi siis ütleb, et vangide Eestisse toomine paneb prokuratuurile lisakoormuse. Ja siis, kui ma võtan siit veel edasi, siis ütleb, et Astrid Asi sõnul ei kirjelda lepingu eelnev mõju prokuratuuri ega kohtueelse menetleja ressursile ja tegevustele. Et veel kord küsin, et millal siis see kõikehaarav mõjuanalüüs saab tehtud ja me saame teada, et millised need mõjud on, et kõik asutused, organid saaksid sellega arvestada. Aitäh. Aitäh, ma vastasin sellele küsimusele ja selgitan veel kord, et kinnipeetavad on Eestis Eesti õiguse alusel. Eesti õiguse alusel on ka tänased kinnipeetavad Eesti kinnipidamisasutustes ehk vanglates. Meil on olemas statistika ja kulumudel selle kohta, milline on ühe kinnipeetava kohta
siis Eesti õigussüsteemile kulu. Et oleme lähtunud selles kulumudelis ja nii nagu korduvalt on öeldud, mudel siis või leping sisaldab ka puhvrit, mille täpsemasse siis analüüsi saame me vaadata nagu nii-öelda kinnistes ruumides, mitte avalikult. Ja see puhver võimaldab kindlasti katta ka võimalikke täiendavaid kulusid, mis võiksid tekkida. Et praegu ei ole nagu mõistliku teadmise kohaselt võimalik ette näha, et olemasoleva ühe kinnipeetava kohta kulu, kui see nii-öelda piltlikult öeldes korrutada ka 600-ga, et seal tekiks väga suuri erinevusi. Selles mõttes see on olemasolev kulu ühe kinnipeetava kohta, mis on kulumudelis sees. Aitäh. Härra Allasel on väike täpsusrepliik. Ja aitäh, et lihtsalt kommentaar, et küsimus ongi selles, et millal siis nende asutuste juhtidega saavad need asjad nagu läbi räägitud, need põhimõtted tegelikult võiks olla ikkagi nagu teada, sest me teame, et küsimus ei ole ju organites lihtsalt, et sa paned raha, vaid on, et prokuratuuris tööjõu ja kõige selle leidmine, see ei käi niimoodi nipsust, et selles suhtes oleks ikka mõistlik need siuksed läbirääkimised pidada ja kõikide osapooltelt sellised nagu hinnangud saada. Aitäh. Aitäh. Nii nagu oleme korduvalt siin juba korranud, siis leping koosneb 2 osast. Üks on siis 2 riigi poolt ratifitseeritav lepingu tekst ja teine on siis nii-öelda põhjalikum, detailsem rakenduslik tekst. Rõhutan siinkohal ka üle, et prokuratuuri roll ei jää sama suureks, kui on Eesti kinnipeetavatel, kuna kui on ikkagi vähegi tõsisem menetlus, siis see menetlus suunatakse Rootsi. Et see on nagu selles mõttes kinnipeetava kohta ka väiksem kulu, aga see täpsem jaotus ja sealt siis on võimalik teha siis, kui meil on teada, millal see prognoositav täiendava tööjõu vajadus üldse võiks tekkida. Nii nagu on korduvalt eelnevalt vastatud, siis see kuupäevaline jaotus selgub ju alles pärast lepingu ratifitseerimist, hakkab vaikselt pihta ja see vajadus võiks tõenäoliselt tekkida alles 2027. aasta eelarvesse, et sinna siis kindlasti need vajalikud täiendavad ressursid planeeritakse. Aga veel kord see sõltub sellest, kas see leping ratifitseeritakse, kui see leping ratifitseeritakse, siis millal ja kui see leping on ratifitseeritud, siis millal jõutakse tegelikult siis esimeste kinnipeetavate liikumiseni, et neid kuupäevi on praegu väga keeruline prognoosida. Juttu on olnud sellest, et esimesed kinnipeetavad tuleksid 2026. aasta teisel poolel. Ma olen üsna üllatunud, et tegelikult siin on kuidagi vastuokslik, et ühelt poolt öeldakse, et siis kui ta on ratifitseeritud, nõnda hakkame tegema riigile kohustused, kavatseb valitsus võtta 18. juunil ja väidetavalt siis ühelt poolt on otsegi kõik välja analüüsitud, rehkendatud, mida me palume seda informatsiooni, et me loodan, et me saame selle nii Pricewaterhouse'iga kulumudeli kui tehtud ja teiselt poolt erinevad institutsioonid ütlevad, et nendele ei ole tegelikult nemad sellest teadlikud, et siin on tegelikult teatud kuidagi väited, millest ütleme vastandliku iseloomuga väited, millest vähemalt üks on osaliselt õige, siis ütleme niimoodi delikaatselt. Aga mu küsimus on härra Kuusele selle kohta. Kui tohiks, ma siiski korrigeeriksin seda, et seda hirmu ei jääks nagu üles, et veel kord ei ole vastandlikud. Tõsi on see, et prokuratuuri eelarves täna ei ole täiendavaid kulusid. Tõsi on ka see, et kulumudel näeb ette nende täiendavate ressursside prokuratuuri suunamise võimaluse. Ja tõsi on ka see, et pärast lepingu ratifitseerimist, mitte siis valitsuste poolt, valitsused ei ratifitseeri lepingut, valitsus vormistab dokumendi, mis tuleb parlamentidele ratifitseerimiseks. Pärast parlamentide poolt ratifitseerimist, kui see aset leiab, kui parlamendid leiavad, et see on niimoodi, siis seejärel koostatakse detailne töökava koostatakse siis juba tõesti 2 riigi ametkondade vahel ja veel kord rõhutan üle selle, et mis puudutab õigusmõistmise kulusid, siis need kulud on sisse arvestatud nii-öelda piltlikult öeldes senise
statistika põhjal. Veel kord rõhutan üle, menetlused, kõik raskemad menetlused liiguvad Rootsi. No täpsustus härra Kuusele, ma küsin praegu Eesti vanglatest. Kui keskmiselt Eesti vangla kinnipeetav, mitu külastust tal aastas on? Ma ei oska seda keskmist numbrit teile küll praegu öelda, võin selle eraldi saata, sest külastusena on nii lühiajaline külastus, pikaajaline külastus pere poolt, mida on harvem, videokohtumised, mida me juba rakendame, telefonikõned, need erinevad kontakte on väga palju, aga kui palju on keskmiselt vangi kohta külastusi, seda peast teile ei ütle. Ma võin juurde lisada, et me võtsime välja, meil on siis 4 rahvusvahelist sõjakurjategijat Tartu vanglas, kes on siis välisvangid ja nende külastused viimase 5 aasta jooksul siis enne videovahendite kasutusele võtmist, rõhutan üle, on olnud keskmiselt 1,3 külastust kuus. Selge. Tuleb arvestada seda, et tegemist on siis jõukate perekondadega, tegemist on ekspresidendiga ja 3 tippjuhiga. Aga te olete ju välja võtnud selle valimi, kes me teame juba, keda rootslased saadavad, immigrantkurjategijad. Kui palju immigrantkurjategijate keskmine külastatavus Rootsis on? Et mis teie päringule vastus oli Rootsi poolt? Termin nüüd kindlasti ei ole... Nende kurjategijate poolt, kes on pikaajaliselt vabaduse kaotuses selles valimis, kellel ei ole peresidemeid Rootsiga. Tingimata immigrandiga Rootsi sellist piirangut lepingus. Ütleme, Rootsiga peresidemeid puuduvate inimestega, jah. Sealhulgas võivad ikkagi olla ka põlisrootslased. Kellel ei ole peresidemeid Rootsis? Kellel ei ole lähedasi peresidemeid Rootsis, kui me vaatame Eestis kinnipeetavaid, siis kahjuks me näeme, et väga paljudel kinnipeetavatel ei ole lähedasi peresidemeid ka Eestis. Et kui te tutvute teaduslike uuringutega või analüüsidega vanglate kontingendist, siis see joonistub sealt välja, et väga palju suurem tõenäosus vanglakaristust kandma hakata on inimestel, kellel puuduvad lähedased peresidemed. Jah, kuid me teame seda, et kui vaadata ka Rootsi 22. aasta koalitsioonilepingut, millest on tõukunud Rootsi huvi, arusaadavalt väga ratsionaalne Rootsi riigi huvi, kaoses kuritegevusega saata teiste riikide territooriumile välismaalastest kurjategijaid, siis on ilmselge, et silmas peetakse mitte integreeritust Rootsi ühiskonda. Et see peresidemed ei ole see, et kas inimene on erakliku elulaadiga, kes tegelikult ei suhtle teiste inimestega või kellel ei ole sugulasi. Seda, et saata oma riigi territooriumil olevad välismaised kurjategijad tagasi asukohariiki, sellega tegelevad praegu päris mitmed riigid. Aga minu küsimus on, kui palju nendel ütleme siis väheste peresidemetega Rootsi kurjategijatel, kes kannavad pikaaegset vanglakaristust, kui palju neil on külastusi Rootsi territooriumil vanglas? Et mis meie päringule vastati Rootsist? Härra Kuuse oskab öelda? Ma ei oska selles mõttes öelda seda, selles mõttes, et me ei ole selliseid päringuid arusaadav, selge. Teinud, et... Ja nüüd on veel härra Haugas. Jah, et hiljaaegu käisime Rootsi vanglas külas, ma ei oska täpselt numbreid öelda, aga vähemalt Rootsi Mariefredi vangla töötajad ütlesid, et kui lähedastes linnades või asulastes sõpru pereliikmed ei ela, siis käiakse külas üpriski vähe. Mida nõrgemad on peresidemed, mida vähem on pereliikmed, seda vähem käiakse ja on päris palju ka neid, kellel ei käia kahjuks üldse külas. Ja see kindlasti Rootsi riik ise leiab, et see ei ole vangide taasühiskonnastamise huvides. Aga mul oli üks küsimus veel, aga ma võtan hetk aega. Ma korraks tuletan meelde, mis oli. Kuulge, ausalt öelda, tegelikult ma vaatan, kell on 10, et meil oligi 10. Et kui on härra Haugasel on veel lõpurepliik, siis tänaksime proua ministrit ja härra Kuuset ja tõmbaksime joone alla. Ma lugesingi ühte memo, et sellest kulumudeli kohta, et ma saan aru, et kõige kulukam on stsenaarium, kus Rootsi saadab täpselt 300 vangi, kuna me siis oleme pidanud tegema juba kulutused, kuna on teatavad kulud, mis ei sõltu tegelikest teenusesaajate arvust, siis 300 edasi kulud kasvavad
üha vähenevas tempos vangi kohta, ehk kõige tulusam tõenäoliselt oleks mudel, kus oleks 600 kinnipeetavat, aga juba 400 ja 500 oleks tulumudel oluliselt parem. Ja ma saan ka aru sellest, et kui Rootsi näiteks selle 30 miljoni summa eest saadab alla 300 vangi, siis samamoodi see mõjub tulupoolele positiivselt. Ja ma isiklikult on aru saanud, et just seda alla 300 jäävat summat on peaaegu võimatu prognoosida, sest on keeruline prognoosida ka seda, et kui kiiresti on võimeline Rootsi riik vange Eestisse saatma tulevat aastat silmas pidades. Aitäh. Nii, aga võtame seda kui repliiki, eks ole, siis proua minister. Ja, selge, aga veel kord aitäh kõigile. Tõesti oleks mul palve, et kui te saaksite komisjoni käsutusse saata Pricewaterhouse'i analüüsi, ministeeriumi enda analüüsi, mis on tehtud pärast Pricewaterhouse'i, kuna toimusid ka lepingu läbirääkimised ja ka selle kulu kalkulaatori. Ja külastatavuse kohta ka info Eestis külastatavuse kohta, siis võtame Eesti statistikat. Külastatavust saab vaadata ka neid, mis puudutab lepingueelseid siis läbirääkimisi, et need on siis tõesti nii-öelda kinniseks aruteluks. Aitäh. Kui informatsioonil on peale ametkondlikuks kasutamiseks, meil ei olnud sellega komisjoni varasemas töös probleeme, et kuidagi oleks lekkinud, et siis loomulikult me komisjoni liikmed peavad sellest kinni. Aitäh. Aitäh komisjonile.